Täna on meie teemaks olukorraga kohanemine ja egojuhtimine, mis siis on üks osa ülima vastutuse mõtteviisist. Miks mind just need teemad väga kõnetavad? Mulle väga meeldib pärast nende rakendamist oma elus tutvustada ennast ka läbi selle, et ma olen lahendustele orienteeritud. Ehk siis mind on need mõtteviisid ja tööriistad aidanud. Ma olen kogenud, et nii on lihtsam elada. Ehk siis olukorraga kohanedes ja oma ego juhtides ma olen märganud, et ma ei jää enam kinni emotsioonidesse. Ma keskendun lahendustele ja tänu sellele hoian ära teatava paanika. See ei lõhu suhteid, vastupidi, hoiab suhteid ja tegelikult ma jõuan ka kiiremini lahenduseni. Ja miks me sellest teemast tahame ka teistele rääkida, on see, et inimestele on loomuomane, et muutustega on keeruline toime tulla. Need on meie jaoks ebamugavad ja kui olukord muutub, siis me peame sellest mugavustsoonist välja tulema, et kohaneda. Aga meie ego segab, sest ego ütleb meile, et aga mul on õigus ja mina tean ja see muutus tundub kahtlane ja ma ei pea muutuma. Ehk siis vaatame korraks neid mõlemad teemat eraldi ja hiljem siis ma toon ka läbi näidisolukorra nende mõju taas kokku. Ehk siis olukorraga kohanemine. Selleks, et me saaksime olla edukad nii äris, oma koduses elus, suhetes, laste kasvatamises, oma isiklikes eesmärkides, mis iganes need võivad olla, siis me peame olema valmis kohanema muutustega. Need muutused võivad tuleneda nii keskkonnast, konkreetsest olukorrast, meie võimalustest, meie vajadustest ja ka ajast. Inimesed meie ümber ja võimalused muutuvad, aga ka meie ise muutume, et ka näiteks paari suhtes on väga lihtne märgata või kas just kõigi jaoks lihtne märgata, aga hea näha, kuidas inimene meie kõrval muutub. Et võib-olla kui kohtuti 20. eluaastates, vahepeal saadi lapsed, vahetati erinevaid töörolle, et milline on see inimene minu kõrval, milline olen mina partnerina. Ja kas siis kohanetakse üksteisega ja see suhe jääb püsima või kasvatakse lahku. Mis juhtub siis, kui me ei kohane? Et kui sa arvadki, et sinu meetod on juba täiuslik, siis nagu ma ka eelnevalt mainisin, siis ego jätab meid mugavustsooni ja me ei näe võimalust edasi areneda. Aga et see siis mõjub tegelikult meile takistavalt, et me ei saa edasi areneda ja me jääme paigale seisma. Näiteks üks näiteid, mis on võib-olla osade jaoks juba varem kuskilt kõlanud või ilmselt tuttav, et kes 90. aastatel mobiiltelefoni omasid, siis Nokia tootis ju väga levinud mobiiltelefoni mudeleid, kuniks 2007 tuli välja iPhone, on ju. Aga kuna Nokia oli keskendunud siis oma välja töötatud mudeli tootmise jätkamisele ja ei läinud muudatustega kaasa, uskus siis nuputelefonidesse, mitte puuteekraanidesse, siis neil oli keeruline oma vanu tööviise muuta, ümber häälestuda, uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta ja nad ei reageerinud piisavalt kiiresti, mistõttu nende äri kannatas ja varasem siis maailma tipptase mobiiltelefoni turul tuli anda teistele üle. Ehk siis olukorraga kohanedes ei tähenda ka seda, et ma annan alla, ma mõistan, et senine teguviis ei toimi enam ja ma tõstan käed üles, vaid ma leian uue viisi see asi toimima panna. Ehk siis kui mõelda näiteks mõne tööolukorra peale, kus tuleb kas koosolekut juhtida või kuskil mõni presentatsioon teha
ja juhtub näiteks nii, et vot täna see ekraan ei ühildu või arvutil saab aku tühjaks või presentatsioonis on mingi video ja vot täna ei lähe tööle, enne kodus proovisin, aga hetkel ei tööta, siis tuleks mõelda, mida ma saan praegu kontrollida. mul on see video arvutis olemas, ma saan selle näidata ilma helita ja ise juurde rääkida või ma saan näidata siis kogu slaidipaketti võib-olla PDF-ina, et ilma nende animatsioonideta. kas mul on teine interneti toe võimalus, et kui kontori või antud siis ruumi internet veab alt, et kas ma saan telefonist hotspoti teha. Või siis selle video puhul, et kas ma saan selle lihtsalt oma sõnadega siis inimestele ära kirjeldada ja võib-olla hiljem lingi saata neile kohtumise järel meilile. Ehk siis sa hakkad mõtlema erinevaid lahendusi, mitte ei jää kinni sellesse probleemi. Ja paned fookuse sellele, mis mind praegu aitaks edasi. Et kuidas ma saan muuta oma plaani, et ma tegin väga hea plaani juba enne, aga olukord muutus ja ma pean muutma ka oma plaani selleks, et siiski eesmärk saavutada, et seda eesmärki on hästi oluline hoida silme ees. Ehk siis jah, kui selles presentatsiooni olukorras üks viis on kohaneda, siis teine viis on süüdistada näiteks ettevõtte IT-osakonda ja vana arvutit, et võib-olla on seesama mudel olnud sul juba 5 aastat kasutusel ja ongi arvuti aeglaseks jäänud, aga see näide siis antud olukorras sind tegelikult ei aita. Et kui sa selle presentatsiooni ikkagi pead ära tegema, siis tuleks mõelda nendele võimalustele, mis sul just praegu on. Toon ka ühe näite, kuidas kohaneda, kui laps on haigestunud, aga on tööpäev ja päev on täis koosolekuid ja tuleb hakata ennast jagama kodu ja töö vahel. Et võib-olla on kellelgi ette tulnud neid hetki, kus see plaan, et viin lapse hommikul lasteaeda ära ja saan kõik kella 5 tehtud ja eesmärk saab täidetud, tuleb ümber hinnata. Ehk siis ka esimene samm, mida mina üritan teha, on saada üle sellest emotsioonist, et nüüd on kogu päev rikutud. Sest et ei saa süüdistada last haigeks jäämises, ja tegemist on ju üsna nii-öelda ootamatu olukorraga, mida on väga raske ennetada. Ehk siis hinnates see olukord ümber, saab näiteks lükata vähem olulised kohtumised edasi, paluda abi võib-olla kaaslaselt või perelt, et laps siis mingi osa päevast kellegi teise hoole alla anda ja keskenduda siis antud olukorras kõige olulisemale, et lapse tervis oleks hoitud ja samas siis ülejäänud päevaks planeeritud asjad saaks ümber jagada. Ehk siis see lahendus ei pruugi olla täiuslik, aga olukorraga kohanemine tähendabki siinkohal seda, et näidata ja olla paindlik ja mitte siis jääda kinni sellesse, miks see algne plaan ei tööta. Et kui inimesed suudavad olukorraga kohaneda, siis see annab tegelikult eelise teha ka paremaid otsuseid, saavutada edu. Nagu enne tõin välja, siis olukorraga mitte kohanedes peatub ka areng ja kohanemine on teadlik valik ja see valik viib edasi. Et see on igaühe enda otsus, kas siis jääda kinni probleemi või keskenduda lahendustele. Ma räägin ära ka ego juhtimise teooria osa ja hiljem siis on aega küsimuseks ja aruteluks. Ehk siis ego juhtimine inglise keeles be humble, et ta on otsetõlkes siis alandlikkus, aga kuna tal on eesti keeles võib-olla veidi selline negatiivne alatoon, siis me oleme sellise alandlikkuse, tagasihoidlikkuse siin toonud siis ego juhtimisena välja. Sellepärast, et selle be humble mõtteviisi eesmärk ongi siis tegelikult hoida ego kontrolli all
ja kohaneda, ehk siis teiste süüdistamise ja oma nii-öelda otsuste tähtsustamise ja tõestamise asemel me oleme valmis tunnistama, et ka meie eksime ja soovime areneda. Et see on siis juhtide puhul väga oluline omadus, kas me juhime oma elu, oma kodu, oma meeskonda tööl, et väga erinevates rollides. Ja kui te võib-olla mõtlete nende meeskondade peale, kuhu te olete elu jooksul sattunud, siis võib-olla teile meenub ka mõningaid näiteid või mõelge nende inimeste peale oma meeskondades, et kas teie ise või keegi teine on kunagi oma arvamust selliselt just peale surunud, et mõni juht või tiimiliige on arvanud, et ta on teistest parem ja just tema teab kõige paremini, et see on siis olnud tema ego, kes on väga välja tahtnud paista ja võibki vahel juhtuda, et ka näiteks juhi enda ego liigne domineerimine võib seada ohtu nii tema meeskonna kui ka siis kolleegide omavahelised suhted, aga ka selle eesmärgi saavutamise. Ja miks ma kohe räägin? Et selleks, et olla pikaajaliselt edukas, siis edukas on see juht, kes oskab oma ego kontrollida ja olla vajadusel ka alandlik. Et kui me ei suuda oma ego kontrollida ja me ei kuula teisi ja arvame, et meie lahendus on kõige parem, siis me tegelikult jääme ilma teiste headest ideedest. Kui me ei kohane, siis jällegi me arvame, et meie lahendus on kõige parem, nii on alati tehtud, aga me tegelikult keeldume uute lähenemiste kaalumisest ja me pidurdame innovatsiooni, just nii nagu Nokiaga juhtus, on ju. Ja kui me ei austa teisi, siis me suhtume neisse üleolevalt, me hindame juba eos, enne kui me oleme ära kuulanud, et nende ideed on halvad, ära üldse räägi. Ma ei taha su argumente kuulata ja ma ka ise ei argumenteeri võib-olla vastu, on ju, et miks ma hetkel neid variante üldse ei võrdle ja pikas perspektiivis see siis muudab ka omavahelised suhted taaskord halvemaks ja tiimi dünaamika, olgu see tööl kodus, halveneb, tekivad konfliktid ja keeruline on teha edasist koostööd. Ehk siis tuleb olla enesekriitiline, et kui projekt näiteks ebaõnnestub või tekib mingi olukord, mis ei läinud nii, nagu oli plaanitud, siis selle asemel, et süüdistada teisi, tuleks siis näha ka oma rolli või panust nendesse vigadesse. Vastasel juhul usaldus meie vastu väheneb, et ei saa teha koostööd, inimene ei näe oma rolli ja muidugi teistel on ka ebamugav, kui me ainult neid alati süüdistame, aga ise vastutust ei võta. Ja me seeläbi ka võtame endalt võimaluse areneda, kui me ei õpi oma vigadest. Ehk siis paneks võib-olla selle ego ka sellisele skaalale, et kas ta toetab või piirab. Et ma näen, et ego küll püüab meid vahel kaitsta võib-olla haavatavuse kriitika eest ja annab meile sellist enesekindlust, aga et kui teda on liiga palju, siis ta võtab juhtimise üle ja hakkab meie arengut piirama. Ehk siis just selle enesekriitilisuse seisukohast, et kui mina mõtlen võib-olla oma varasemate paarisuhete peale, et siis kui ma täna tunneksin, et nende lõppemine ei ole kindlasti mingis osas minu süü, siis ja et mina ei ole eksinud kunagi ja mina ei pea muutuma, et siis ma ei oleks sellest olukorrast midagi õppinud ja ma tõenäoliselt satuks samasse mustrisse uuesti, ei saaks luua tulevikus loodetavasti paremini toimivat paarisuhet, aga need olukorrad on mind õpetanud ja ma tean, mida ma tahan teha tulevikus teistmoodi paarisuhtes. Ja kui siis oma ego juhtida edukalt, siis kuulates teiste ideid, arvamusi, argumente,
saame me tegelikult ka ise lisaväärtust ja õppida teiste mõtetest ja valida parima lahenduse välja. See eeldab meilt siis olukorraga kohanemist, see on võib-olla meile ootamatu, mida teised pakuvad välja, aga tulebki siis leida eesmärki silmas pidades kõige parem lahendus. Ja just see omavaheline austus ja koostöö on see, mis siis viib meid parima eesmärgini ja muidugi jäädes realistlikuks, et mis on meie praegused ressursid ka. Ehk siis analüüsides ennast, mis on minu roll selles olukorras ja mida ma saan teha, mis on see minu järgmine samm, kuidas ma saan panustada eesmärgini jõudmisse. Ja alandlikkuse puhul on ka nagu kaks skaala otsa, et kui liigne alandlikkus võib teha inimese ebakindlaks, ta ei julge teha otsuseid, ta võib-olla ei julge oma ideid teistega jagada. Ma olen olnud selles olukorras näiteks suurtel koosolekutel isiklikult. Siis jällegi me takistame iseenda arengut ja need tugevama häälega ja enesekindlamad inimesed liiguvad edasi ja arenevad. Aga siis, kuidas alandlikkus meid toetab, ongi siis sellise koostöö dünaamika paika saamisel. Ehk siis oluline on leida tasakaal oma väärtuste ja tugevuste teadvustamise ja teiste kuulamise ja usaldamise vahel. Ja jällegi ka lastega tuleb hästi palju ette seda, et kas ise oleme öelnud või kuuleme kedagi teist ütlemas endast noorematele, et nii on, mina tean paremini, mina olen täiskasvanu, mina otsustan. Aga sellises näites siis vanem ei kuula lapse vajadusi, lapse tundeid, lapse arvamust, mille põhjal oleks antud olukorras võimalik võib-olla teha sobivam lahendus. Ja kui täiskasvanu kehtestab siis reegleid ja ootusi ainult oma perspektiivist, siis tegelikult selle täiskasvanu ego püüab kaitsta selle vanema identiteeti, autoriteeti, et see lapsevanem siis ei tunneks ennast ebakindlalt või haavatavana. Aga alandlik lapsevanem, siis alandlikkuse kõige paremas tähenduses, siis lapsevanem, kes juhib oma ego, selline lapsevanem suudab kuulata lapse tundeid ja vajadusi, isegi kui need tunduvad talle ebamugavad või esmapilgul arusaamatud, siis ta kuulab need ära, arutletakse, leitakse koos parim lahendus hetkel realistlikus olukorras, mis siis teenib ka vajalikku eesmärki. Ja see alandlik lapsevanem on valmis ka tunnistama oma vigu. Näiteks vahel öeldes, et mu tunded keevad hetkel üle, ma vajan pausi, ma lähen korraks rahunen või siis, kui mingi eskalatsioon on juba toimunud, siis ka hiljem see lapsevanem vabandab lapse ees, et ma reageerisin liiga karmilt, palun vabandust, ma järgmine kord näiteks enne, kui ma reageerin, lähen juba rahunen ja see ei olnud sinu suhtes õiglane ja palun arutame selle olukorra nüüd uuesti läbi, et kuidas seda võiks lahendada. Ja tuues siis need kaks põhimõtted kokku, olukorraga kohanemise ja ego juhtimise, räägin teile ühe loo minu elust, kui ma läksin koos oma toona 3- ja 5-aastase lapsega nende esimesele lennureisile ja olime laupäeva hommikul kell 7 Tallinna lennujaamas valmis minema Egiptusesse ja ootasime pagasi äraandmise järjekorras, kui siis leti äärde jõudes selgus, et ma olen võtnud kaasa vana dokumendi. Ehk siis ma olin just kuskil 5 päeva varem saanud lastepassid kätte ja endale siis olin haaranud vale dokumendi kaasa. Ja selles olukorras loomulikult mul kerkisid üles igasugused emotsioonid, et
ju olla pahane selle teenindaja suhtes seal letis, et aga mul on ID-kaart ka, et mul on justkui mitu dokumenti, et äkki te võtate mind sellega vastu, onju. Aga kuna ma soovisin minna Egiptusesse, siis nad ei saa mind Eestist üle piiri lasta, et muidu mul tekivad Egiptuses probleemid, et Egiptuses on ju passi vaja. Ja samamoodi, eks ma ikka mõtlesin, et miks see reisikorraldaja siis juba ei juhtinud minu tähelepanu sellele, et kuidas see sai süsteemidest läbi minna, et ma ju sellesama dokumendiga tegin igasugused broneeringud ja panin selle dokumendi numbri, et miks siis süsteem ei kontrolli PPA vastu, et see dokument on kehtetu. Ja noh, muidugi võiks ju ka süüdistada lapsi, et hommikul, kui oli varajane ärkamine, kiire takso peale minek, et siis tähelepanu oli nende tõttu mujal ja keegi kindlasti tahtis minuga samal ajal rääkida ja see segas. Aga ainus, kes peaks siin vastutust võtma ja saab seda olukorda ka muuta, olen siiski mina. Ja ma ei veendunud kodust lahkudes detailides, et kaasas oleks õige dokument ja nüüd ma pidingi siis juhtima väga piiratud ajaressursiga lahenduse leidmist üsna keerukale olukorrale. Et see eeldas siis nii minu enda emotsioonide juhtimist, laste emotsioonide juhtimist ja me kõik olime täiesti uues olukorras, et lapsed elevil esimesest lennureisist ja mina pigem siis võib-olla ärevil meie ühisest lennureisist, aga mis ma siis tegelikult tegin, oli see, et ma ütlesingi lastele oli kommunikatsioon hästi lihtne ja minimaalne, et olge head, võtke oma asjad, me peame korraks veel kodus käima. Samal ajal ma tellisin juba taksot, taksojuhi ma sain umbkeelse ukrainlase, et nii palju, kui ma vene keeles 2 sõna suutsin öelda, et põstra domoi, siis ühel hetkel me kehakeeles üksteisest aru saime enam-vähem, ehk siis samal ajal, kui ma koju sõitsin, mõtlesin ma oma peas varuplaani, et tõenäoliselt pean ma lapsed viima nädalavahetuseks Eesti spaasse, sest reis jääb ära. Sest et ma ei olnud üldse kindel, et ma selle teise dokumendi kodust üles leian. Tuli uus mõte kontrollida üldse eesti.ee-st, kas ma olen teinud omale uue passi, sest kunagi ma reisisin eelkõige Euroopas ja ma arvasin, et mul passi vaja ei ole. Ehk siis ma sain juba kindluse, et mul see pass on kuskil olemas ja teel koju siis kuskil 15 minutit ma mõtlesingi läbi, et mis on need esimesed 2 või 3 kohta, kust ma seda passi otsima hakkan ja passi ma õnneks leidsin. Taksoga jõudsime me paar minutit enne siis pagasi äraandmist lennujaama tagasi ja juba siis lennujaama jõudes ma andsin taaskord lastele hästi nagu vähe infot ja ülesandeid hästi konkreetselt, et kui me jõuame lennujaama, siis palun püssige sabas, ma kahjuks pean teid tagant kiirustama, palun vabandust juba ette ja esimene samm on ära anda pagas, siis on turvakontroll, seal on vaja minna läbi turvaväravast, võtta ära üleliigsed asjad sellest ja siis on vaja joosta väravasse ja siis, kui me istume lennukis, algab meie puhkus. Ehk siis väga õpetlik kogemus, palju emotsioonide juhtimist, aga mind aitas jah, keskendumine lahenduse leidmisele ja eesmärgile.